kas oled kunagi tundnud, et mingis täiesti tavalises konfliktsituatsioonis, no ütleme, et te vaidlete elukaaslasega selle üle, kes pidi poest piima tooma, ja siis sa kaotad ootamatult kontrolli. See ei ole enam see ratsionaalne täiskasvanu, kes sa tavaliselt oled, vaid sinu asemel võtab rooli üle nagu keegi teine. Just. Ja see keegi on sageli väga kättemaksuhimuline või salvav. Täpselt nii. Kangekäelselt, lapsik või isegi enda suhtes täiesti hävitav. See ütel asju, mille eesmärk on lihtsalt, teisele maksimaalselt haiget teha. Ja siis, ma ei tea, paar tundi hiljem, kui pulss on rahunenud, istud sa seal köögilaua taga ja mõtled, et kus see praegu tuli, sest see ei olnud ju üldse mina. Ja see ongi see kogemus, mida me enamasti häbeneme, eks. Me püüame seda kiiresti unustada, aga psühholoogilises plaanis on see tegelikult üks kõige paljastavamaid hetki üldse. Sest me eeldame ju, et meie teadvus on selline üks terviklik, katkematu liin. Et sa oled kogu aeg sina, lihtsalt erinevates meeleoludes. Jah, aga see tunne, et sinus on mingid iseseisvad, täiesti varjatud jõud, mis ootavad ainult seda spetsiifilist päästikut, et kogu süsteem kaaperdada, see ei ole illusoon. See on väga reaalne psüühikaarhitektuur. Ja just selle varjatud arhitektuuri me täna lahti võtamegi. Me toetume oma tänase materjali analüüsis psühhiaater Jorma Tähka väga põhjalikele märkmetele. Need käsitlevad isikuse häireid, lahendamata lapsepõlvetraumasid ja nii-öelda mina-seisundeid. Need on tõesti väga detailsed materjalid. Ja see ei ole lihtsalt lugu sellest, et meil kõigil on minevikus mingid haavu. Need märkmed näitavad väga detailselt, kuidas rasked kogemused sõna otseses mõttes killustavad inimmõistuse eraldiseisvateks minadeks. Meie eesmärk on täna uurida, miks psüühika sellise äärmusliku sammu üldse astub ja kuidas need killud juhivad märkamatult meie igapäevast käitumist. Just me püüame aru saada aju erakordsest, kuigi kohati täiesti laastavast kohanemisvõilest. Sest kui laps kogeb midagi, mis on tema emotsionaalsele süsteemile, ütleme, seedimatu, siis psüühika lihtsalt peab leidma viisi ellujäämiseks. See on nagu ellujäämismehhanism. Täpselt. Ja sageli on ainukseks lahenduseks partitsioonide loomine. Süsteemi jagamine osadeks. Okei, räägime sellest jagamisest. Sest kui inimene kogeb varaset traumat ja teadus niimoodi kaaperdatakse, siis mis seal sees tegelikult toimub? Kuidas me seda sisemist jaotust igapäevaelus üldse ette peaksime kujutama? No kõige lihtsam on mõelda sellest nagu kahest paralleelselt jooksvast operatsioonisüsteemist. Ühel pool on see, mida märkmetes nimetatakse arenguminaks. See on meie eakohane, õppimisvõimeline ja tulevikku vaatav pool. Ehk siis see pool, mis käib tõel ja maksab makse. Jah, see osa inimesest, kes püüab luua suhteid ja elada funktsioneerivat täiskasvanu elu, isegi kui tal on mingeid puudujääke, on tema põhisuund arengule. Ta tahab hakkama saada. See on siis see osa meist, kes tunneb pärast seda varasemalt mainitud piimatüli häbi ja tahaks vabandust paluda. Arengumina suudab tunda autentset süüd ja võtta vastutust. Aga teisel pool on siis need integreerumata minaseisundid. Need on need traumaatilised killud ja need ei ole arenguminaga ühinenud. Nad elavad justkui mingis ajakapslis, kus aeg on peatunud hetkel, mil see trauma kunagi ase leidis. Vau, ehk nad on ajas kinni. Just. Ja üks kõige kesksemaid ning tegelikult ka hävitavamaid seisundeid, mida Tähka kirjeldab, on ohvrimina. Ohvrimina? See nimi juba viitab sellele, et see osa psüühikast tunneb end maailma poolt reedetuna, on ju? Ta identifitseerid end läbi kannatuse. Ta ei ole lihtsalt kurb või haavatud. Ohvrimina on seisund, kus inimene otsib aktiivselt ja lakkamatult kompensatsiooni sellele, millest ta lapsepõlves ilma jäi. Ta eeldab, et maailm tasuks talle selle ebaõigluse eest. Ja ta ilmselt ootab seda tasu teistelt inimestelt. Täpselt, nii. Ja siin on üks väga oluline mehhanism, mis teeb selle seisundi lähisuhetes nii kurnavaks. Ohvrimina põgeneb paanilisel igasuguse täiskasvanuliku vastutuse eest. Tema loogika on umbes selline, et kuna mina olen kannataja, siis ei saa minult mitte midagi nõuda. Igasugune kohustus on nagu rünnak. Just. Ja ta süüdistab alati teisi. Nii et kui selline inimene satub näiteks tööl raskustesse või teeb mingi suure vea, siis ohvrimina seisundis ei ütle ta kunagi, et jah, ma rikkusin naise ära, ta leiab mingi süsteemi, ülemuse või kolleegi, kelle kaalase veeretada. Sest ohver ei saa definitsiooni järgi kunagi süüdi olla. Täpselt. Ja veelgi enam,
Märkmetes tuuakse välja üks väga spetsiifiline joon. Ohvri mina tunneb laastavat kadedust inimeste suhtes, kes on elurõõmsad ja tulevad oma eluga toime. Ta ei vaata seda tervet rõõmsat inimest nii, et oi, ma tahaksin ka selline olla. Kuidas ta siis neid näeb? Ohvri mina silmis on see rõõmus inimene ekspluateerija. Ohvri mina tunneb, et see elurõõm on tegelikult temalt varastatud ja ta on väga osav manipulaator, ta kasutab haletsust ja süütunnet, et panna need samad ekspluateerijad enda eest hoolitsema. See on dünaamika, mida me ju tegelikult näeme nii paljudes keerulistes suhtetes. See seletab hästi, miks sa võid püüda kedagi aidata, on ju. Sa annad oma aega ja energiat, pakud mingeid lahendusi, aga see teine inimene lükkab iga lahenduse tagasi. Ta ei taha lahendust. Ta ei taha, jah. Ta tahab, et sa tunneksid tema ees süüd. Ja tead, kogu see kirjeldes meenutab mulle ühte olukorda. Kujuta ette, et sa toidad mingid armsad hulkuvat kassi. Ta istub su treppil, vihma käes, näeb nii abitu välja, eks. Sa annad talle piima. Siis sa teed talle kuskile esikusse väikese pesa. Ja mis siis juhtub? Paari kuu pärast on see kass üle võtnud terve sinu maja. Ta magab sinu padjal, ründab sind, kui sa tahad oma enda diivanile istuda. Ja siis tegelikult selgub, et see polegi lihtsalt kass, vaid see on sinu enda allasurutud viha, mis su oma kodust välja ajab. Ja sa oled ise ta nii suureks toitnud. See on väga hea võrdlus ja see sobib suurepäraselt kokku sellega, mida materjalid ise kasutavad. Allikad võrdlevad ohvrimina nimelt käopojaga. Käopojaga, nagu linnuga. Just, sest käopojagi viska ju teisi mune pesast välja kohe, kui ta koorub. Ta teeb seda järk-järgult, ta kasvab aina suuremaks ja nõuab kogu toidu endale ja kui sa toidad inimesest tema ohvrimina, annad järele tema manipulatsioonidele, teed tema eest asju ära, sest tal on nii raske. Siis ohvrimina võtab psüühikas aina enam ruumi. Jah, ta tõrjub selle terve ja vastutustundliku arengumina täielikult välja. Aga samas märkmed rõhutavad ka lahendust. Arengumina on see, mida tasub alati toetada, sest erinevalt käopojast või sinu metafoori kassist on arengumina tänulik. Kui sa aitad tal jalule tõusta, siis ta tahabki päriselt iseseisvaks saada. Just. Ohvrimina seevastu ei ole kunagi tänulik, sest ta usub sügaval sisimas, et kõik, mis sa talle annad, on niikuinii vaid imeväike protsent sellest, mis ma endale tegelikult võlgneb. Aga oota, kui ohvrimina on nii keskendunud sellele, et säilitada oma see kannataja staatus, siis kuidas see mõjutab inimese isiklikku arengut? Sest me ju näeme inimesi, kes tunduvad olevat justkui mäetipul on ja neil on kõik eeldused õnneks olemas. Ja siis nad, ma ei tea, viskuvad sealt ise pea ees alla. Kuidas see sabotaaž siis töötab? Sabotaaž on siin tõesti võtmesõna. Ohvrimina on terve arengumina suurim sisevaenlane. Kujuta ette, et arengumina pingutab ja saavutab midagi ilusat. Näiteks saab mingi ametikõrgenduse või loob terve ja armastava suhte, lõpetab rasked õpingud. Need on ju täiskasvanu saavutused. Aga ohvrimina jaoks on see täielik katastroof. Sest kui sa oled edukas ja iseseisev, siis sa ju ei saa enam nõuda, et teised sinu eest hoolitseksid. Täpselt. Ohvrimina ei saa loobuda oma varaisetest rahuldamata vajadustest. Iseseisus tähendaks, et ta peaks leppima selle minevikus toimunud ebaõiglusega ja eluga edasi minema, aga seda ta teha ei suuda. Ta pigem hävitab kõik saavutatud. Jah, niipea kui arengumina hakkab edukaks muutuma, käivitub ohvriminas häirekell, see toob kaasa enesesabotaaži. See võib avalduda täiesti ootamatu ja sügava depressioonihoona või näiteks alkoholi liigtarvitamisena vahetult enne mingit olulist tööintervjuud. Või siis suhteteadliku lõhkumisena. Ohvrimina peab tagama, et isik jääks abituse seisundisse. Aga oota, see kompensatsiooni nõudmine, see viib mind tagasi ühe väga spetsiifilise näite juurde materjalides, mis mul alguses ei tundunud üldse loogiline. Kui ohvrimina tunneb enda abituna, eks sellise väikese ilmajäänud kannatajana, siis kuidas on võimalik, et materjalid seovad ohvrimina 1021. aasta Londoni rahutuste ja massiliste rüüstamistega? See on väga terav küsimus. See on tohutu vastuolu, kuidas sa liigud passiivsest haletsuse otsimisest selleni, et sa viskad telliskivi läbi poe akna ja varastad televiisori. Rüstamine on ju äärmiselt agressiivne tegevus. Jaa, aga see ongi psüühika üks kõige ohtlikumaid mehhanisme. Vastuolu on tegelikult ainult näiline. See abitus on pelgalt fassaad ja selle fassaadi all keeb tohutu kadedus ja viha nende suhtes, kellel on midagi, mida ohvri meil ei ole. Okei. Ja tavaliselt hoiab ühiskond seda vaos. Just nimelt. Igapäevaelus hoiab kord seda viha kontrolli all. Aga rüüstamiste puhul loob masskäitumine, see gruppmentaliteet, ootamatu anonüümsuse ja sellise turvalisuse tunde.
See annab ohvri meile võimaluse muuta oma passiivne kadedus aktiivseks hävitamiseks. Allikad kirjeldavad siin üht sotsiaaltöötajat, kes osales nendes Londoni rahutustes. Sotsiaaltöötajad, see on ju inimene, kes peaks just hoolima. Täpselt. Tema arengumina oli vastutustundlik, aga ta läks hiljem ise politseisse end üles andma, sest ta oli täielikus segaduses sellest, mis temaga juhtus. Ta rääkis, et mingil hetkel seal rahvamassis viibides suruti tema vastutustundlik täiskasvanu täielikult kõrvale. See asendus sellise kontrollimatu ahne jõuga. Ohvrimina võttis lihtsalt üle. Jah, sest ohvrimina loogika ütleb talle, et maailm on minult kõik võtnud, seega on mul nüüd õigus see tagasi võtta. Et see televiisor ei ole tegelikult varastatud, vaid see on minu õiglane kompensatsioon. Vau, ehk siis ta ei varasta asju, vaid ta karistab ühiskonda selle eest, et tal endal on elurõõm puudu. Täpselt nii. Ja kuna tegemist on täiesti eraldiseisva mina seisundiga, siis hiljem, kui see arengumina taas kontrolli tagasi saab, vaatab see sotsiaaltöötaja oma tegusid ja tunneb nagu, keegi teine oleks seda teinud. See tõmbab ikka täiesti uue valguse sellele, miks massirahutustes osalevad vahel inimesed, kes on muidu täiesti seaduskuulekad. See on ikka päris hirmutav. Aga trauma ei tee ju inimest alati ainult ohvriks. Mõnikord me näeme hoopis teistsugust dünaamikat, kus endine kannataja muutub ise ründajaks. Jah, see on trauma teine külg. Kuidas märkmed seda seletavad? Mis juhtub siis, kui inimene ei samastu selle kannatava lapsega, vaid ta samastub hoopis omaenda piinajaga? See viibki meid teise väga olulise traumaatilise lõhenemise vormini. Tähka nimetab seda alistavaks minaks või ka allutavaks minaks ja see mehhanism on fundamentaalselt erinev ohvriminast. Kui laps on olukorras, kus ta on täielikult sõltuv ja kogeb vägivalda või pidevat alandust, on tal tunne, et ohver olemine on võrdnene hävinguga. Et kui ma jään ohvriks, siis mind hävitatakse. Just. Ja et ellu jääda, teeb psüühika sellise alateadliku otsus, et ma ei taha enam kunagi olla see, keda rünnatakse. Ma pean ise saama selleks, kellel on võim. Isik hakkab end tegelikult identifitseerima trauma põhjustajaga. Ehk siis ohvri alaväärsustunne ja abitus projekteeritakse endast lihtsalt väljapoole teiste peale. Jah, täpselt nii, see projekteeritakse. Kui alistav mina võtab teaduses kontrolli, tunneb inimene absoluutset, peaaegu jumalikku üleoleku. Kõik teised tema ümber tunduvad väärtusetud, nõrgad ja kuidagi põlastusväärsed. See on siis põhjus, miks näiteks laps, keda on koolis rängalt kiusatud, võib täiskasvanuna muutuda töökeskkonnas kõige hullemaks despoodiks. See on klassikaline näide. Ta monitab oma alluvaid, ta tühistab nende saavutusi, sest ta peab oma alistava mina kaudu pidevalt tõestama oma ülivõimu. Kui ta hetkekski lõpetaks täiesti alandamise, võiks pinnale kerkida see algne ja täiesti välja kannatamatu ohvrikogemus. See on pidevalt põdenemine iseenda mineviku eest. Ja muide, märkmed toovad ka välja, et seesama psühholoogiline mehhanism on sageli ka rassismi ja inimgruppide dehumaniseerimise taustaks selles laiemas plaanis, on ju? Jah, sa leiad lihtsalt grupi, kellele sa saad projekteerida oma enda sisemise hirmu ja väärtusetuse ja siis sa karistad neid agressiivselt selle eest. Ja asja teeb minu meelest veelgi keerulisemaks see detail, et ohvri mina ja alistav mina, need ei välista teineteist. Kindlasti mitte. Nad võivad ju ühes samas inimeses täiesti vabalt vaelduda. Kujuta ette, et sa elad koos inimesega, kes on ühel päeval täielik ohver, on ju. Räägib, kuidas kõik teevad talle liiga ja nõuab sult haletsust. Ja siis järgmisel päeval on ta despootlik türann, kes karjub su peale ja peab sind täielikuks alamklassiks. Ja alistava mina agressiooni vael saab ise lapsevanemaks. Jah, allikad maalivad neist ebastabiilsetest isiksustest lapsevanemana ikka väga süngelt realistliku pildi. Aga enne kui me lähme laste juurde, siis millised on nende endi lapsepõlve juured? Mis selleni viivad? Kust nad tulevad? No see ring on peaaegu alati seotud väga turvatu keskkonnaga lapsepõlves. Materjalid toovad näiteks välja, et psühhiaatrilistes naispatsientides, kellel on sellised rasked isiksuse lõhenemised, umbes pooled on olnud ise lapseeas insesti ohvrid. See on ikka äärmuslik ja otsene trauma. On, aga samas märkmed rõhutavad ka varjatud traumat, sest isegi peredes, kus otsesest füüsilist vägivalda polnud, võis puududa igasugune emotsionaalne soojus. Neis kodudes hinnati last sageli ainult kui instrumenti. Teda armastati vaid siis, kui ta midagi saavutas. Näiteks tõi koju head hinded või võitis mingi spordivõistluse. Või kasutati vanema sotsiaalse staatuse tõstmiseks, või siis tehti temast hoopis perekonna patuoinas, kelle kaela kõik tülid aeti. Seal polnud mingit tingimusteta armastust.
jah, ja see on nagu lapsele öeldakse, et sind ei ole olemas selleks, et sa saaksid kasvada ja areneda. Sa oled olemas selleks, et lahendada minu ebakindlust. Ja kui me nüüd mõtleme, kuidas see inimene siis ise vanemana käitub, siis see on täiesti loogiline jätk. Absoluutselt. See on täielik peegeldus. Kuna sellisel vanemal pole oma lapsepõlves mingit kogemust ehtsast empaatiast, ei suuda ta empaatiat tunda ka oma lapse suhtes. Märkmetes on tegelikult üks väga kõnekas ja isegi külm võrdlus, et see ebastabiilne vanem käsitleb lapse eest hoolitsemist sisuliselt nagu autoremonti. Autoremonti. See kõlab nii mehaaniliselt ja distantseeritult. Mis see igapäevaelus tähendab? See tähendabki, et vanemlus on lihtsalt mehaaniline. Auto vajab kütust, ta vajab rehvivahetust ja ülevaatust. Ja laps vajab toitu, puhtaid riideid ja et ta jõuaks õigeks ajaks kooli. Need on sellised asjad, mida saab nimekirjast maha tõmmata. Aga seal puudub täielikult igasugune emotsionaalne peegeldamine ja soojus. See on lihtsalt nimekiri ülesandeid. Just, ja veel enam, sageli toimub sellises peres täiesti ränk rollide vahetus. Ehk siis vanema enda ohvri mina delegeerib oma emotsionaalsed vajadused lapsele. Kujuta ette seda näidet, mille materjalid välja toovad. Väike tütruk, no võib-olla 7-8-aastane, peab tunde kaupa istuma köögis ja kuulama oma ema depressiivsed lõputud kaebused pereisa vägivaldsuse või joomuruse kohta. Ja ema on täielikult oma ohvri minas seal. Jah, ta muudab selle väikese lapse oma isiklikuks terapeudiks, asendusvanemaks, kes peab talle pakkuma emotsionaalset tuge, aga mitte keegi ei küsi, mida see teeb selle väikese tütrukuga. Ema lihtsalt ei suuda last näha, sest tema ohvri mina näeb ju ainult iseennast. Mõnikord muide suudavad sellised vanemad kiinduda oma lemmikloomadesse rohkem kui oma lastesse. Sest koer ei esita nõudmisi ega kasva suureks iseseisvaks indiviidiks, eks, vaid pakub jäägitut allumist. Täpselt nii. Ja tead, see dünaamika, kus lapsest tehakse niimoodi vanema emotsionaalne hooldandja, see on just kui laps oleks sunnitud saama selliseks psühholoogiliseks Šveitsi taskunoga. Sest see ebastabiilne vanem on ettenägematu. Ühel hetkel vajab ema, et laps oleks lohutaja. Siis järgmisel hetkel lülitub sisse see alistav mina ja vanem vajab kedagi, kelle peale karjuda. Ja laps peab sekundi murdosa jooksul muutuma peksupoisiks. Ja siis on järsku vaja mingit sotsiaalset staatust ja laps peab muutuma säravaks trofeeks klaveeriohtul. Laps peab kogu aeg oma kuju muutma, vastavalt sellele, millist tööriista vanem parajasti vajab. Aga kui sa oled Šveitsi taskunuga, siis sul ei ole ju oma enda vormi. Sind ennast oma isiklike soovide ja vajadustega ei olegi enam olemas. Ja psühhiaatrias on sellel tagajärjel ka väga konkreetne nimi. Kui laps peab pidevalt skanneerima vanema meeleolu ja tühistama iseenda autentsed tunded, oma hirmu, kurbuse, viha, siis ta loob endale ellujäämiseks niinimetatud roboti mina. Roboti mina. Ja see roboti mina on geniaalne, aga samas meeletult traagiline mehhanism. See on pealispindne koorik, mille eesmärk on perfektselt peegeldada sotsiaalseid ootusi, et vältida vanema raivu või hülgamist. Laps õpib selgeks, milline näoilme ja millised sõnad viivad konflikti miinimumini. Aga mis siis sellest ehtsast, tõelisest minast saab? See lükatakse sügavale sisemusse ja sinna ta jääb kängu. Sinna koguneb lihtsalt tootu hulk läbitöötamata häbi ja süütunnet. See roboti mina kontseptsioon aitab kindlasti mõista seda ellujäämist, aga märkmed lähevad minu meelest veelgi kaugemale, veelgi sügavamasse pimedusse, kui nii võib öelda. Sest me rääkisime vanematest, kes vajavad last lootajaks või siis saavutajaks, ent mis juhtuks siis, kui vanema trauma on nii totaalne, et tal ei olegi mingit arengu mina enam järel. Kui ta vajab oma last otseselt selleks, et oma enda lahendamatu trauma füüsiliselt ja psühholoogiliselt läbi mängida. Siin tutvustab tähke kaosmine kontseptsiooni. Kui ohvri mina ja alistav mina suudavad veel mingil tasandil ühiskonnas funktsioneerida, siis kaosmina on see osa psüühikast, mis on täiesti arenguvõimetu. Ta koosneb sellistest paindumatutest patoloogilistest rollidest. Ehk siis inimene on kinni nendes oma varase traumastseenides. Just. Mida ta on sunnitud üha uuesti ja uuesti läbi mängima lavastama. Ta lihtsalt ei suuda oma sisemist ärevust ja hirmu ise reguleerida ja seetõttu ta otsib kaasekandjat väljast poolt ennast. Ja kõige traagilisem on see, et enamasti saab sellest tema oma laps.
aga kuidas see kaose üleandmine füüsiliselt või nagu psühholoogiliselt üldse välja näeb? See kõlab peaaegu müstiliselt. See mehhanism on väga konkreetne ja seda näitab hästi üks kliiniline näide materjalidest. Tegemist oli emaga, kes oli pidevalt psühhiaatrilises ravis. Ta lõikus ennast, kuritarvitas tugevaid ravimeid ja tegi suitsidikatseid. Kogu peresüsteem oli ainult selle ema pideva hävimisohu ümber organiseeritud. Aga siis jõudis tema tütar murdeikka. Ja järsku hakkas see tütar ise näitama täpselt samu sümptoomeid. Tütar muutus psühhootiliseks ja eneseohtlikuks. Okei. Ja mis emaga juhtus? Ja mis juhtus emaga? Ema sümptomid kadusid, ema lõpetas enesevigastamise, ta hakkas korralikult funktsioneerima ja läks isegi tagasi tööle. Kuidas see võimalik on? Sest ema psüühika kasutas tütart kui välist konteinerit. Kogu see ema väljakannatamatu emotsionaalne valu ja kaos projekteeriti lihtsalt tütrele, kes selle siis vaikiva kokkuleppe alusel vastu võttis. Nii et tütar põhimõtteliselt ohverdas oma mõistuse, et hoida ema elus. Täpselt. Ja seda tõestab ka selle loo lõpp. Sest kui see tütar pandi ravile, ta hakkas tervenema ja õppis piire seadma, ehk siis ta keeldus olemast enam ema kaose konteiner, siis ema lihtsalt ei suutnud sellega toime tulla. Ema sümptomid naasid moheselt. Ta hakkas uuesti ravimeid kuritarvitama ja ennast vigastama. Kaos vajab alati kandjat. Vabandust, aga see on lihtsalt kumgi psühholoogiline õudusstsenaarium, kus trauma on tõepoolest nagu füüsiline viirus, mis vajab peremeest. See seletab lihtsalt ka seda teist ränka näidet materjalides on ju. See, kus laps on justkui mingi näitleja vanema lavastatud korduvas tragöödias. Jah. Teine juhtum kirjeldab üht naist, kellel oli väga selge mälestus oma varajasest lapsepõlvest, kus ta pidi vaatama, kuidas tema purus isa tema ema julmalt peksis ja isegi vägistas. Lapsena oli ta seal toas täiesti halvatud ja abitu. Ja see trauma jäi siis sinna kaosminna tasandile kinni. Just. Ja täiskasvanuna ei proovinud see naine luua oma ellu turvalist keskkonda, vaid hakkas tooma järjest uusi vägivaldseid ja ohtlikke mehi koju. Ja kõige häirivam on see, et ta ei lasknud lihtsalt enda uuesti ohtriks teha, vaid ta paigutas oma enda lapsed täpselt samasse tuppa. Issand. Ta lasi end peksta ja ära kasutada oma laste silme all. Ta sundis neid uuesti läbi elama täpselt sedasama paralüüseerivat abitust, mida ta ise oli kogenud. See on psühhodraama. Kaos mina ei suuda oma traumast rääkida, ta uskab seda ainult uuesti tegevuse panna, jagades need rollid oma enda lastele. Aga see toob mind ühe väga kriitilise küsimuseni. Me rääkisime enne sellest robotiminast, eks, mis peegeldab ootusi. Kui peres on asjad nii katastroofiliselt purunenud, siis kus on lastekaitse? Kus on ametnikud ja õpetajad? Kuidas sellised asjad saavad kesta aastaid, ilma et süsteem vahele astuks? Ja vot siin me näeme roboti mina tõelist ellujäämisele suunatud võimsust. Need sügavalt häiritud vanemad ei ole sotsiaalselt rumalad. Kuna nende endi isikus ongi üles ehitatud ainult välistele ootustel reageerimisele, siis ametnikega kohtudes suudavad nad vabalt pooleks tunniks panna ette täiesti laitmatu fassaadi. Et nad mängivad ideaalset vanemat. Jah, nad suudavad mingil lühisel koduvisitil mängida ebaloomulikult, veenvalt ideaalset vanemat. Nad skaneerivad seda ruumi, nad tajuvad, mida ametnik ootab ja nad peegeldavad talle tagasi täpselt seda soojust ja hoolivust, mida süsteem näha tahab. Ametnik lahkub, kirjutab raportisse, et päres on kõik korras, uks sulgub ja psühhodraama algab uuesti. Ja laps õpib sellest ainult seda, et maskid töötavad ja päriselt ei päästa neid mitte keegi. Nii et see süsteemne trauma kandub lihtsalt alateadliku rollimänguna edasi järgisele põlvkonna. Kahjuks küll, jah. See on meeletult keeruline arhitektuur, mida kuskilt väljaspoolt läbi näha. Aga tõmbame nendest rasketest kliinilistest juhtumitest korraks sammu tagasi, et panna see kõik meie kuulaja jaoks ka mingis raami. Et mida me saame kogu sellest psüühika anatoomiast järeldada? Kõige olulisem õppetund on ilmselt see, et inimmõistusel ei ole alati ühtne, on ju? Jah, see on peamine järeldus. Et meie sees võivad elada ohvrid, kes nõuavad lõputut kompensatsioone, alistajad, kes tühistavad teisi, et end kuidagi tugevana tunda, ja robotid, kes teevad kõik, et lihtsalt hoida väliselt rahu. Ja mis on kõige ohtlikum, need killud usuvad täiesti siiralt, et neil on täielik õigus käituda nii, nagu nad käituvad. Ainus väljapääs sellest rägastikust, nii meie endi sees kui ka suheldes keeruliste ilmestega, on teadlikult toetada seda arengumina.
Seda osa meist, kes ei süüdista, vaid kes julgeb võtta vastutuse vigade eest ja tahab päriselt kasvada. Me peame õppima märkama, millal meis kõneleb see meie tänane täiskasvanu ja millal ruum on lihtsalt antud mingitele minevikutraumadele. Ma arvan, et see on väga adekvaatne viis seda kõike kokku võtta. Lahendus algabki mustrite teadvustamisest, mitte nende varjamisest. Täpselt nii, aga ma tahan lõpetuseks jätta sind, armas kuulaja, veel ühe mõttega, mis mind isiklikult kogu selle teema puhul kummitama jäi. See on midagi, mida sa saad ise edasi mõelda. Me rääkisime täna nii detailselt, kuidas ohvrimina on manipuleeriv rahuldamatu jõud, mis toitub haletsusest ja põgeneb vastutuse eest. Aga nüüd zoom'i korraks välja ja vaata meie tänapäevast ühiskonda tärvikuna. Vaata sotsiaalmeediat. See on väga hea point. Vaata, kuidas töötavad algoritmid. Mis juhtub siis, kui tehnoloogia, digitaalsed kogukonnad või isegi mingid poliitilised liikumised hakkavad preemiama just nimelt meie kollektiivset ohvrimina? Mõtle sellele, kõige rohkem tähelepanu, klikke ja toetust saab tihti see, kes suudab kõige valjemini kuulutada, et tal on liiga tehtud. Et süsteem on tema vastu. Et kõik teised on lihtsalt ekspluateerijad, kes on talle midagi võlgu. See ei ole seotud ühegi spetsiipilise poliitilise suunaga, see on palju laiem kultuuriline nihe. Kas me ei ehita äkki oma digitaalsesse ja poliitilise kultuuri sisse üht hiiglaslikku ühiskondlikku käepojaga? Käepojaga, mis tasapisi aga täiesti kindlalt sööb välja meie ühiskonna ratsionaalse, lahendustele suunatud ja täiskasvanuliku arengumina. Kui sa järgmine kord tunned, kas seal samas tööl, kodus või isegi internetis mingit vihast kommentaari kirjutades, et sa tahad vastutuse, siis sa teiste kaela lükata või tõestada, et sina oled suurim kannataja, siis küsi endalt, kas sa toidad praegu oma arengumine või andad sa oma isikliku maja võtmed lihtsalt käepojale? Jäta see endale mõtlemiseks. Aitäh, et meiega täna kaasa mõtlesid.